Tere õhtust, kallid külalised siin Tartu Kaubamaja Apollo poes ja ka sealpool ekraani Facebooki otseülekandes ja ka hilisemad järelvaatajad. Mul on suur au esitleda järjekordset raamatut Juta Raudnäski poolt Minu Paali. Suur aitäh sulle ja tere tulemast ka minu poolt. Rõõm teid kõiki siin näha. Ja kohe ütlen vahele, et kui jutu käigus kellelgi mõni küsimus tuleb või kui näete mõnda pilti, mille kohta tahaks kohe küsida, siis võib vabalt vahele hõigata ja oma küsimused ette anda meile. Ma igaks juhuks tutvustan ka veel, et ilmselt keegi ei tea, kes mina olen. Miks ma siin olen? Mina olen Margus Kalam. Olen kirjutanud paar raamatut Petrone printile, tegelikult 3, 2 reisiraamatut ja 1 kokaraamatu. Ja Jutaga siis meil on ühine huvi see nii maailma köök ja loomulikult Paali. Ja sellepärast ma ka siin olen täna. Ja eelmine aasta me olime siin täpselt vastupidises olukorras. Just, jah. Mina küsitlesin Margust ja tema Aasia kokaraamat. Ja see on veel siin isegi raamatupoes saadaval. Nii, aga Paali. Kui palju siin on neid, kes on Paalil käinud? Andke käega märku. No ikka võiks öelda, et üle poole. Üle poole, jah. Ma ütleks, et ma siin Tartu poole sõites mõtlesin, et huvitav, kas ma olen rohkem Tartus käinud või Paalil. Et mul siin ühe korra sõbraga ühte raamatu esitlust tehes selgus, et me näeme tihedamini Indias kui Eestis. See on küll tase. Ja, et Paalil olen tõesti käinud, ei tea, ei ole lugenud ausalt öeldes. Aga mõtlen, et iga kord, kui ma sealt tagasi tulen, siis ma saaks erineva sisuga minu Paali raamatu, et see sisu tuleks hoopis erinev. Ja nüüd, kui ma seda kuulasin tegelikult, mul ei olnud seda raamatut veel olemas, kui see alles 2 päeva tagasi tuli vist trükikojast. Mina nägin eile isiklikult esimest korda. Ja, nii et minul oli see käsikiri varem failina ja sain seda arvutist kuulata. Et siis võtan ausalt, et olles seal nii palju käinud, ma sain väga palju uut infot, millest ma ei teadnud mitte midagi. Seda on küll rõõm kuulda. Sellise vilunud Paalil käia suust nagu sina. Ja eks see tegelikult vist ongi see, et igal eestlasel on kindlasti seal see nii-öelda meie mees Havannas koha peal, kes on ta siis kohalik paalilane või mõni muu või välismaalane, kes sind asjaga kurssi viib. Ja et teil sattus just olema see Agung oli tema nimest, jah? Meie kohalik paalilane on Agung. Et tema inglise keel on kahtlemata hea ja ta oskab seda kõike rääkida. Et minul sattus Paali katoliiklane selleks meie meheks seal. Ja tema pigem suhtub palilastesse ta ise on ka palilane, aga nendesse hinduistidesse, et milleks vaja raha raisata nende lõputute ohverduste peale, et iga päev nad tassivad neid templitesse ja eriti kui on veel pidustused, siis on seda väga-väga palju. See on uskumatu tõesti, milliseid summasid nad panevad oma andamite peale igal hommikul. Näiteks selle sama Agungi naine siis pere templisse igal hommikul meisterdab 41 pisikest andamit selle kuivatatud lehtedest, siis värsketest lilleõitest, siis paneb sinna siis kommiküpsist või suitsu või mis nendele vaimudele võiks meeldida. Ja siis kui on täiskuu, siis on topelt ja kui on tseremoonia, siis on ma ei tea mitmekordselt. Et see on päris meeletu töö. Ja ma veel sain aru, et nad peavad viima ka tee peale, et kust kaudu mees näiteks tööle läheb, et siis et mehega õnnetust ei juhtuks tee peale, et siis kuskile kurvi peale on vaja panna ja ma ei tea, kas see täpselt päris nii on, aga nii mulle räägiti. Vabalt võib olla, igale poole nad poetavad. Käisime kunagi Skairis, kogemata keeras võrri natuke kümber ja läksime tagasi ja pool tund hiljem oli pandud juba andam sinna. Keegi nägi, juba oli pandud, et see töötab täiesti. Kõik hästi, kõik lihtsalt väike, väike kruusis juba seal oli. Väga lahe. Aga alustas äkki selleks, et sellest
et kui mina lähen Balile, siis mul on alati, isegi kui ma olen seal võib-olla 2 kuud tagasi olnud viimati ja ma lähen jälle sinna, et siis see ootusärevus või see jõudmine sinna, et ma tean seda lõhna, mis seal lennujaamast väljudes mind ees ootab ja see on kuidagi nii eriline, et kuidas on sinul see tunne, kui sa astud lennujaamast välja ja tead, et ma olen nüüd Balil? Ja Bali lennujaama saabumine on alati elamus omaette, sest esiteks see lennujaam ise on selline poolavatud ja baalilike nikerdustega, aga siis see kuum niiske õhk, mis siis vastu tuleb sulle, et see on väga iseloomulik ja selle järgi tunned alati ära tunned ka selle järgi, et tavaliselt oled 36 tundi seigelnud ja sa oled surmväsinud ja sul on täiesti valed riided seljas, ma tahaks ainult magada. Jah, mina soovitaks küll sedasi reisida, nagu ma ise teen, et ma alustan vaikselt niimoodi, teen esimese otsa lendan Indiasse, et sinna on natuke lühem maa ja siis natuke olen seal ja siis sealt lähen Taisse, see on ka 2-3 tundi lendu ja siis sealt umbes 4 tundi Balile. Samas see on nagu selline agoonia pikendamine, mõnes on küll äge need peatused, aga meile väga meeldib aeglane reisimine ja siis pikalt kuskil ühes kohas viibimine ja see tunnetamine selle koha ja selline tõeline sisseelamine, et sellepärast me piinleme kähku ära ja siis saab ruttu sisse elada. Muidugi, see on ka hea. Aga võib-olla räägiks sellest balilasest ja nende kultuurist natukene lähemalt, et minu meelest on üks lahedamaid asju on kõigepealt see, et kuidas neile nimesid pannakse. No see on tõesti väga lahe, kui te raamatut loete, siis arvatavasti suure tõenäosusega mingil hetkel läheb sassi, kes oli see Vajan, kes oli Teeva ja kes oli Kadek, aga põhjus on selles, et balilased panevad siis alati esimesele lapsele nimeks kas Vajan või vist oli Made ka. Ma kirjutasin siia välja selle. Kuidas? Esimene on Vajan, teine on Made. Seal oli esimesel ka või esimene on Vajan, Putu või Kede, teine on Made, Kadek või Nenga, 3. Nioman või Komang, 4. on Ketut, olenemata soost, kas tüdruk või poiss. Ja siis kui 5. tuleb, siis hakkab otsast peale, aga siis pannakse jälle nagu baali keeles juurde. Ehk siis Vajan jälle. Jah, ma tean veel nii palju, et see sinna lisatakse, et kui on mees, et siis tuleb I ette ja kui on naine, siis on nii. Mul vist ütles üles, jah? Kuku, tuli tagasi. Jah, ja tegelikult nad panevad siis, et nad kõik üksteist asja jääks ka selliseid hüüdnimesid ja no pikk Vajan ja paks Vajan ja kiire Vajan ja ikka juurde, et no päris sassi ka ei lähe. Jah, ma huvi pärast, ma uurisingi ChatGPT käest, et mida tähendab minu selle nii-öelda meie mees Havannas, kes mul seal aitab kaupa pakkida ja juba paarkümmend aastat. Et tema nimi on Imade Suriadi, kuigi ta esitleb ennast kui Johannes, sest ta on katoliiklane ja terve küla on neil katoliiklased, neil on suur kirik külas, mida me ei ole näinud, me ei ole seal kunagi käinud. Aga jah, ma huvi pärast hakkasin vaatama, et mida siis tema nimi tähendab, et ta on teine poeg, kes toob valgust. Et kui on see teisele ringile minnakse, siis pannakse juba ka selliseid lisanimesid juurde. Jälle kustus ära. Aga noh. Peame võib-olla, ta töötab. Siin vahepeal tuleb üks kaunis baali daam kanaga. Ma isegi ei tea, mis ta see baali nimi on, aga näiteks teda kutsutakse Febriks, sest nagu sõnast February ehk veebruaris ta sündis veebruaris. Et nii on ka variant. Jaa, Indoneesias see on üldse kombeks. Mul see teine raamat, mis ma kirjutasin Minu Aasia saared, see on sellest, kuidas ma hakkasin Indoneesias Sumba saarelt naist võtma ja tema nimi oli siis selle järgi, et ta sündis maikuus. Tema nimi oli siis Mai? No tegelikult jah, Mediana on nendel see Mai. Aga jah, et see üldse Aasias see hüüdnimede panek on ju hästi levinud, et Tais vist päris nimega ei kutsuta üldse kedagi ja nii, et aga muidugi, millest Bali puhul ei saa üle ega ümber, on toit, aga enne seda mul on lihtsalt üks küsimus, võib-olla ka publik oskab vastata. Miks on nii vähe Indoneesia restorane maailmas üldse, sest mina tean väljaspool Indoneesiat Istanbulis on paar tükki, kohad, kus ma olen pikemalt olnud ja siis Hongkongist tean ühte,
aga kui muidu ringi vaadata, et siis on ikkagi, kas on, ütleme siis, kui on lääne köök, siis on Itaalia, Prantsuse köök ja noh, Kreekat ka ikka satub. Ja siis Aasia köögist on India, Jaapan, Tai. Taid ka vähem. Vähe on küll, jah. Aga indoneesiat üldse. Kas sa tead põhjust või? Ei tea, ma küsingi, et võibolla kas teile ei maitse või et ei maitse inimestele see toit nii väga või mulle endale väga maitseb. Mul on Indoneesia toiduga niimoodi, et esiteks minu arust kui me 10 aastat tagasi Balile läksime, siis ei olnud vähemalt ubudis toit nagu midagi väga erilist ja siis me mõtlesime, et Bali on super koht, kus olla, aga meiesugustele toiduhulludele ikkagi sellest toiduelamusest jääb puudu. Ja siis kui me järgmine kord läksime, siis me vaatasime, et hakkab ilmet võtma. Ja nüüd on ikka nagu väga hästi juba seal lood, aga kohaliku selle kõige traditsioonilisema selle Indoneesia toiduga, mis ei maksa peaaegu midagi, tavaliselt kõige tavalisemad asjad on praeriis ehk nasi goreng, praenuudlid ehk mii goreng, praebanaanid ehk pisang goreng. Et nendega on niimoodi, et esimene kord, kui sa neid sööd, siis tundub, et issand kui hea ja ma saan siin mingi 1 euroga päevas söönuks. Aga sa seda ikka mitu päeva järjest ei suuda süüa. Ja see töötab ära. Täiesti ära töötab. Ja võib-olla need osad teised asjad on nii erilised, et nad äkki ei lähe sellele ütleme lääne inimesele siis või võõra maal äkki peale. No Bali-köök, eriti Bali-köök on täitsa pöörane. Et kõik need praeriisid ja praenuudid on Indoneesia, aga Bali-köök, kui me käisime mitu korda selle sama Agungi, seal on näha ka Agungi sugulaste juures süüa tegemas nendega ja need koostisosasid oli nii palju, nad olid nii keerulised, küll sinna läks siis sinna toorest südant ja verd ja kõike sisse ja see nägi suht jube välja, kui te siin näete ühte pilti, kus üks neiu on sellises supikausis kättpidi, supikausi ollus näeb välja nagu okse, siis tegelikult see oli külm supp, mida me vapralt Hendriga proovisime, pärast mitu päeva tundsime veel seda kõhus, et see oligi selline pooltoores liha ja kamar ja kõik asjad olid, siis pandi lihtsalt mineraalvesi peale, käega segati ära ja siis oli nagu palju õnne supp. See oli väga hirmus. See oli kõige mina ei ole sellist suppi näinud, seal ei ole ette tulnud. Ja kusjuures asi ei saanud kohkades olla, sest kõik muu, mis neil valmis, oli tõesti imeline. Aga mis on nendest paliroogidest selline, et kui praegu peaksid 2 sekundiga vastama, et jess, see on minu, et mis maitseb, et siis? No väga hea päris Bali asi on baabikuling, mis on seal, kui te näete, on sellised juba olid need põrsad seal vahepeal. Põrsad seal. Nad röstivad neid, nad marineerivad neid põrsaid, nad röstivad need siis lahtiselt tule peal ja siis serveerivad siis seda hästi mahlast liha, siis kõrvale riisi, see hästi krõbedaks küpsenud nahka ja siis hästi chillidest tehtud sellist väikest samballi või kastet sinna kõrvale ja keedavad siis veel, ma arvan, et üle on siis kontidest, keedavad siis hästi rammusa leeme sinna kõrvale ja see on selline hea kombo kõigest kohast võtta. Ja mina ka just lugesin, selline äratundmise rõõm oli raamatus, et Ibu Oka, loomulikult ma käin alati, kui ma sõidan sealt Tempasaarist Ubudisse, siis ma käin Ibu Okas. Aga siis tuli välja, et neid on veel mitu, ma ei teadnudki, et üks on see õige või see nii-öelda koduköök või kus seda tehakse, see staap nii-öelda. Ja see on päris äge, sest kui sa selle Ibu Oka keldrisse laskud, siis seal on nagu põrgu eeskoda. See on selline hiiglaslikud tuleasemed, siis need sead seal ja siis need tahmased mehed istuvad üle nii higised sellest grillimisest ja sellised kausitäied rohelist ja punast chillit on siis hakitud valmis ja et päris väga autentne vaatepilt. Ja see on täpselt nii kaua lahti, kuni liha jätkub. Peale lõunal tavaliselt ei ole enam. Ja. Aga jah, see minu esimene üllatus oligi, et kui ma läksin Balile esimest korda, et siis küsisin, et mis on see kohalik rahvustoit, siis mind viidi sinna Ibu Okasse
ja selgus, et on sealiha ja verivorst, et nagu oleks ja vorst oli väike vorstijupikene oli ka. See on ka, jah. Aga noh, loomulikult see ei maitse nii nagu need meie verivorstid siin. Aga ma ütleks, noh, minu lemmik on kas siis ayam petutu või bebek petutu, et kas siis kana või part. Need on siis selles banaanilehes hautatud ja marineeritud enne veel ja kõvasti maitsveenet lisatud, et minu mõttes see on nagu eriti hea. Jah, lindas peavad nad ka hästi küpsetada, see on tõsi. Ja, aga üks naljakas lugu on küll jah kanadega, on see, et ma ühtlasi olen reisijuht ka GoTravelis ja viin gruppe sinna Timori ja Sumba saartele. Siis 2 korral oli niimoodi, et meile toodi, läksime külla sööma ja tellisime endale kana ja siis, kui esimesed inimesed hakkasid seda maitsma, ütlesid, et kuule, et ma kardan, et see kana on vist juba 6 aega vana või umbes niimoodi, et see on nii sitt. Kuivaks küpsetatud või? Selgus, et see on selline kanatõuk, mille nimi on ayam kampung, ehk siis kampung on küla indoneesia keeles, et nagu külakana ja need on need värvilised, need sellised kiitsakad, üldse ei tööta siin, kiitsakad kanad, mille liha ongi selline nätske, sellest tavaliselt tehakse karrit. Mul oli täpselt, meil oli sama lugu ja siis, kui me läksimegi sinna külla kana tegema, siis alguses saadeti perepoeg siis rolleriga kana järgi, siis saabus perepoeg kana jalgu pidi niimoodi pealas pidi siis lenksu küljes ja siis hakkasid tädid kõik karjumade peale, selgus, et vale kana oli. Ma arvan, et see oligi see just kana. Ayam kampung. Just ütlesid, sellest tehakse karrit. Kusjuures sealt see lugu mulle meenuski, et ma pean selle rääkima kindlasti. Ja kana pääses eluga, kitsakas kana, poiss sõitis kanaga minema, mõne aja pärast tuli priskema isendiga tagasi. Tema ei pääsenud, aga sai väga maitsev. Aga jah, see ayam kampung, et kui me teises peres, siis ka veel seda söödeti meile ja noh, jälle samasugune pettumus ja lõpuks, kui me Palile jõudsime, siis me küsisime oma selle kohaliku Johannese käest, et kuule, mis jama see on, et meile 2 korda anti sellist sitket kana, siis ta hakkas naerma, et see on ayam kampung, aga et kohalike jaoks see on delikatess, et nendele see broiler üldse ei meeldi, see pehme liha, et nad väga hindavad seda ja nad omast arust tegid meile parimat, mida nad oskasid. Ja kui ma siis pärast grupile seda rääkisin, siis ma kuulsin üks osistas tagant reast bussis, et no jah, tahab seda asja heaks teha, et ega tegelikult kellele sa räägid nagu, et ära aja lolli juttu. Aga võib-olla jah, noh, kui siin nii paljud on juba Palil käinud, siis tõenäoliselt on mõned neist käinud ka kokandusklassides seal. Aga kes ei ole käinud, siis ma soovitan igal juhul minna, et see on väga põnev. Me käisime ka seekord esimest korda vist. Ega me ei ole vist Palil enne käinud, jah. Väga äge oli, käisime, vaatasime, kuidas nad seda kõike kasvatavad, hästi paalilikult niimoodi. Ütlesid, et no vahel ahvid söövad siin ära veel kõik saagi ja siis me ütlesime, et aga mis te teete, teid ahve pered, ütlesid, ei midagi ei tee. Las nad lähevad, siis võtame järgmised ja võtame selle, mis alles on ja et nagu hästi sellise paaliliku ellusuhtumisega. Et see oli väga, väga lahe ja noh, sellises Coca-Colis võib-olla sa saadki teha rohkem paalitoite, sest et pisikestes varungides sa tihti peale saad just seda Indoneesia, seda levinumat kraami. Ja kusjuures noh, tegelikult Palil on neid erinevate saarte varunge, mida mujal sa kunagi ei näe, sellepärast et Palile tuleb neid töölisi üle Indoneesia. Vahepeal segan, varung on väike toidukoht, väike kohalik toidukoht, saab odavalt süüa. Jah, et see võib olla ainult üks käru või siis on ka natuke väiksem koht, kus on paar istekohta või on isegi 3-4 lauda ja varung võib ka päris suur olla, aga hästi lihtne. Millega seoses ma tahtsingi öelda, et seal laua peal on just väiksed topsid kollase joogiga. Need on Pali tervisetoonik Jamui, see tegin täna, sellest ka kollased sõrmed. Olge väga ettevaatlikud, kõik mis kollaseks läheb, kollaseks ka jääb, aga seal on värske kurkum, ingver, natuke pipart, aga ta ei ole vürtsine ja laimi ja mett. Et soovitan, eriti praegu viiruste hooajal. Ja seal kõrval on krevetikrõpsud, mis on väga indoneesialik asi, mida krõbistada. Ja muide, nende krõpsudega on see, et Indoneesias on see sisuliselt nagu leib toidu kõrvale.
et kui lähed indoneeslasega koos sööma väiksesse varungisse, siis seal need ripuvad tavaliselt leti kõrval on sellised kilekotid, on tutud, on täis, et seal on mingi 10 tükki sees ja osad neil on veel tehtud selliseks spiraaliks nagu sinna taignasse või õlisse niimoodi siis pihustatud ja tulevad sellised kringlikesed ja indoneeslased järjest tulevad sisse, kõik nagu krõps tõmbavad sealt selle kotikese, lähevad lauda, teevad lahti, hakkavad krõbistama, tellivad omale toidu, aga et see peab kõrval olema. Ja... Aga sa oled ära harjunud, sööd ka alati kõrvale või? Mulle maitsevad, aga ma ei ole harjunud neid siin niimoodi sööma. Mina söön ainult siis, kui ma lähen kuskile korraliku restorani ja need on pandud paar helvest sinna juurde. No nii, siis küll jah. Ma ise ei võta endale neid. Aga eestlastele vist huvitaval kombel väga maitsevad. Maitsevad. Meie umami post ja ma ise ka näen, et maitsevad ja lastele ka maitsevad. Et kuigi nimi on kreveti krõpp, siis tegelikult ei ole nagu üldse kreveti maitsega, eks ju? Ei ole jah, mingit kreveti maitset. Seal on 2 sorti, üks on natuke vürtsine, et proovige. Aga jah, see toidu kõrvale millegi söömine nagu jahutoote või nagu meil on leib, Indias on tšapatid, lameleivad, erinevad naanid ja Tais ei ole üldse vist mitte midagi ei sööda kõrvale, vähemalt seal rahvusköögis. No Taid toovad ju, kui on väga vürtsina, siis nad vahel toovad alguseks selle sellise vaagna, kurgi ja salatilehtede ja ürtidega. Jah, aga mitte mingit leivatoodet või sellist. Ja siis olengi olnud niimoodi hädas, et kui ma viin eestlased Aasiasse, siis nad on hädas, et leiba ei olegi või. Aga midagi peab ju kõrvale sööma, kuidas ma saan niimoodi. Riis on leib. Jah, aga kes seda riisi ikka tahab ja siis on täpselt niimoodi, et indialane tahab oma tšapatit saada, eestlane tahab leiba ja siis indoneeslane jälle ei saa aru, et mis leiba te sööte, et ma tahan krõpsu kõrval. Mul tuli kana jutust üks asi meelde. Me küll Margusega arutasime, et tseremooniatest väga palju ei ole mõtet rääkida, kui just antropoloogia huvilised kuulajad ei ole, aga seoses kanaga, absoluutselt mitte söögisõud, tuli meelde üks täiesti kurioosne asi. Kui me nüüd selle aasta alguses olime Balil ja siis meil avanes võimalus osaleda ühe suure templi 100 aasta suurimal tseremoonial, mis lõpeb keskööl toimuma sellise pool müstilise tseremooniaga, mis ei ole üldse turistide jaoks mõeldud. Ja täiesti tavaline selle käigus on, et kohalikud lähevad transsi ja hakkavad igasuguseid veidrusi tegema. See oli väga panev osa tegelikult seda raamatust, et ma ei kujutanud ette, ma ei ole ise midagi sellist näinud seal absoluutselt. Ja meil veel meie see Deva, kes meil siis koduabiline, tema ütles, et kui te seal peale keskööd, et tavaliselt nad inimesed transsi lähevad peale keskööd, aga kui te juba kesköö ära ootate, siis ei tohi enam koju minna, sest siis on nii palju vaime juba välja toodud, et siis on väga ohtlik liikud tänavatel. Siis peate ära ootama, kuni need vaimulikud või kes nad seal, need preestrid kõik jälle maha rahustavad ja siis võib jälle kõik koju minna. Aga me Mariaga ei jõudnud, me lihtsalt ei ole võimalik see kivi peal nii kaua istuda, nagu need kohalikud istuvad. Vana inimesed, 80 aastad ja nad istuvad nüüd jalad tagumiku all kivi peal tunde. See peab olema mingi täielik treening. Aga meil nii hästi läks, et nad läksid transsi juba enne keskööd. Ja üsna varsti peaks tõime kohale jõudsime, oli juba naistel seal lava peal mingi silmad pahupidi ja vehkisid, tegid igasuguseid asju ja siis päädis sellega, et üks mees, kes siis mängis seda, kelle peas oli selle rauta või selle kõige kurja mask, ta läks niimoodi transsi, et ta haaras, tema ees olid siis toodud ohvriks, oli elustibu. Ja ta läks täiesti pööres, ta haaras selle elustibu ja ta hammustas elustibu niimoodi, et meie silme all soolikad rippusid. See oli täiesti uskumatu ja siis ta võttis seda arakki, seda alkoholi, mis seal kõrval oli ka, siis kulistas peale ja siis kõik tormasid teda siis rahustama ja minema. Siis ta viidi minema, preestrid tulid teda siis rahustama ja siis sai siis üritus edasi minna. Ja see oli väga põnev lugu ja mulle ka tegelikult oli üllatav see teine lugu sellest hingamisharjutustest, et kuidas sa ise ka tegelikult naerasid ja nutsid ja see on väga. Jah, me seekord otsustasime, et me teeme midagi sellist, midagi, mida me pole kunagi varem teinud. Lugesime, et meie kodu lähedal on siis selline maailmakuulus kuidas teda nimetada siis, ei saa öelda hingamistreener ju, hingamiskuru.
Martin O'Toole teeb vabastava hingamise seanssi ja siis me läksime sinna. Mõtlesime, et kogeme midagi täiesti uut. Ja siis ta alguses meid hoiatas, et et kõrval võib-olla inimesed karjuvad, nutavad, naeravad, et ärge tehke välja. Ja siis algul mõtlesin, et kuidas ma hingan siin 2 tundi, et mida ma teen, jube igav on ju. Et lihtsalt hingan ja natuke oli hirmus ka, et mis siis juhtub, äkki minestan ära. Aga tegelikult see oli selline, sa põhimõtteliselt täiesti jõust hingad. Ja sa kaotad igasuguse ajataju, sõrmed tõmbavad niimoodi krampi. Ja siis sa oled ise see, kes naerab ja nutab seal. Aga sul on täiesti suva. Jah, seda tahaks küll kogeda, et see kõlab nii uskumatult, mõtled, et ei, minuga küll seal ei juhtuks midagi. Just niimoodi sa sinna lähed ja mõtled, et ei, minuga see kindlasti niimoodi ei juhtu. Aga sa mõtlesidki enne nii, et ei... Ma olen täiesti kindel, et nii midagi sellist kindlasti juhtu. Ma mõtlesin, et võib-olla pärast tunned, et on mingi, ma ei tea, kerge olla või... Aga ma ikka pigem mõtlesin, et mul hakkab raudselt väga igav ja siis mõtlesin, mida ma 2 tundi, kuidas ma hingan lihtsalt, et see on nagu mingi... kui ma proovin mediteerida, siis ma kunagi ei jõua 2 tunnini. Mis see on see India, see 10 päeva vaikimist, mul tuleb praegu selle nimi meelde, aga ma olen kuulnud ka, et selle inimesed, kes on seda läbi teinud, et tuleb ka seal 4. või 5. päeval ikka tulevad mingisugused väga imelikud tunded peale. Kuskilt emotsioonid tulevad kuskilt maalt välja. Ja siis nutad ja naerad võib-olla. Täitsa võimalik, jah. Täitsa nii, jah. 10 päeva vaikimist pole kunagi proovinud. Ja, mina ka ei suudaks, et raske on vait olla. Aga võib-olla jah, tegelikult, et natuke võib-olla veel nendest huvitavatest kommetest rääkida, mis seal Bali selles siis hinduismis on, mida nad seal erilist teevad, kõik see, kuidas nad valmistuvad, kuidas nad riidesse panevad ja lähevad templisse ja neid ohverdusi teevad sinna. Jah, et neid ohverdusi, neid väikseid ohvriande me vahepeal ise ostsime turult. Kindlasti tegime kõik valesti, aga siis me mõtlesime parem nii. Meie see toapoiss ka ütles alati, et palju jumalad, te olete turistid, teile annab jumal andeks, kui te kõik valesti teete. Jumal tänatud. Aga seal oli veel niimoodi, et iga asi peab olema õiges kohas, iga õiget värvi lill õiges ilmakaare. Siis ma meie kogi käest küsisin, et kas siis tõesti 41 andamit, see naine iga hommik siis meisterdab ja paneb kõik õigesti. Ta ütles, et vahel teeb kõik õigesti, vahel teeb nii, et ilus oleks. Et nad ise suhtuvad tegelikult hästi mõnusad nendesse traditsioonidesse. Nad teevad neid kõik, aga mitte niimoodi hambad ristis. Ja riietusega, et jah, templisse ei tohi minna suvalistes riietes, et siis peab olema ikkagi sarong, et pikk selline, tegelikult neil on 100 nime, raamatus on kõik õiged nimed. Siuke pikk kangas on õigesti peab olema seotud, sõlm peab olema õigel pool, siis naistel pitsiline selline pluus pikkade varrukatega ja vöö siis peal, meestel on veel keerulisem, neil on peas veel siuke valge, udeng vist on selle nimi. Ja meestel on vist 2 hõlsti veel üksteise peal. Me võimlesime, me õppisime seda mitu korda, et selleks ajaks, kui me ise peame minema, siis selge oleks. 3 korda vist õpetati, saime selgeks. Kuidagi saime selge, minu kõige suurem paaniline hirm oli, et ma lähen nende templisse ja minu sõlm tuleb lahti ja järsku ma olen alus pesuväel nende kõige pühamas templisse, oleks kohutavalt piinlik. Ja arvatavasti peaksid nad mingid megakallid puhastustseremooniad läbi viima, sest mul siin raamatus on kirjas ka, kui me esimene kord käisime Balil, siis käisime veetseremoonial, mis on ka üks selline äge elamus, mida Balil tasuks teha, siis püha veetemplisse minna puhastuma nii-öelda. Siis meile räägiti, et üks eestlanna oli teadmatusest. Arvan, et jõle naljakas, et hommikul vara, siis kui kedagi templis ei olnud, oli paljad sinna uurma läinud. Ja see siis tähendas, ühesõnaga pidid meeletult kallid mingid puhastustseremooniad kõik läbi tegema, et seda Bali kõige tuntumat templit uuesti saaks puhastuseks kasutada. Ja ma ei tahtnud olla see, kes järgne eestlane on, kes üks asja pulli läbi teeb. Ja sõlm pidas vastu. Jah, kes muu ikka kui eestlane seda asja võib teha. Et korra ju võeti ka kinni kuskil
kas see oli ka Indoneesias või kus, et oli püha sugu kahe eestlase vahel vist templis ja nad arreteeriti sealt, saadeti maalt välja või mäletan, see oli aastaid tagasi. Aga selline lugu oli. Ma arvan, et tegelikult ei ole ainult eestlased, me lihtsalt oleme ainult eestlastest kuulnud. Jah, arvata võib ja ma elasin vahepeal Istanbulis ja siis seal ikka jalutasin linna peale, siis nägin, kuidas seal ikka mingid vene tüdrukud poseerisid mosseede ees ja siis vaatasid, kui keegi ei näe, siis tõmbasid seeliku üles või ikka said kintsu näidata seal, et juhtub. Järelikult ikka juhtub. Jah, aga üldse sellest Bali elust sa tegelikult võib-olla te perega ei puutunudki kokku selliste asjadega, et tegelikult see on see mustem pool ka nagu näiteks maffia ja nii edasi, et seal on kaks suurt maffia grupeeringut, on Paladika Bali ja Laskar Bali ja siis need on põhimõtteliselt nagu meil oli 90-ndatel need katusepakkujad siin, et ega turist nendega kokku ei puutu, aga lihtsalt kohalik kaupmees maksab neile. Me õnneks kokku pole puutunud, aga kunagi on rääkinud meile natukene puudutanud neid lugusid, aga tõesti väga vähe. Et meil on selline bliss Bali, mitte kuritegelik. Mina jälle vaatasingi, et raamatus seal kuskil alguse pool oli juba see lause, et kui tahate vältida sellist kuritegevust ja kõike seda, et siis ärge te Kutasse mingil juhul minge. Mina olen kõik need korrad seal Kutas ainult elanudki ja nagu selles kõige suuremas patupesas, et kui te tahate selle kohta kuulda, siis ma võin eraldi rääkida teine kord. Aga et mõnest nagu Kuta on, seal ei ole nii palju seda kultuuri ja seda sa ei näe seal nii palju. Sa pead välja, sa oled välja sealt siis kogu aeg selleks või? Ei, tegelikult lihtne põhjus. Seal olid varem, ma ei tea, kas enam, ma pole märganud, aga need kargofirmad, kes kaupa veavad ja samas ka päris palju neid poode või neid esindusi, siis käsitööfirmade esindusi, kelle käest ma kaupa ostan. Jah, make sense. Universaaluniversum on see, millest Margus räägib. See kauplus on siin korrusel muide. Ja Margus käib siin kaupa valimas, selline tore töö. Ja. Et tegelikult me mõlemad oleme enda elu korraldanud kuidagi niimoodi, et meie see töö või äri siis on seotud reisimisega. Ja, sinul on reisimise ilusad asjad, toiduga ka siiski nüüd. Aga see äri, sa teed toidukraami ka, eks ju? Enam ei tee või? Vahepeal tegid? Selles mõttes ma teen, ja, ikka aeg-ajalt, jah. Nagu müügiks ka natukene? Ma olen teinud neid kodukohvikuid ja siis ühiskokkamisi. Tegelikult jah. Et ikka toit ka, jah? Ja, toit ka, jah. Et jah, tegelikult. Peab ju kuidagi see korraldama elu niimoodi, et reisihimu välja elada saaks. No, täpselt, jah. Ja reisijuhtimine ka veel. Aga mul lihtsalt oli üks lõbus lugu sellest Laskar Bali, sellest maffiast nii-öelda siis, et kui ma ükskord otsisin omale järjekordset elupaika ja üks kohalik tütarlaps seal ütles, et tule sinna Kossani, kus mina elan. Kossanid on sellised motelli tüüpi majutused, kuhu tavaliselt tulevad ülejäänud Indoneesia saartelt need töötajad siis Balile ja elavad, et see on hästi odav ja need on ka väga lihtsad elamised. Ja siis kui ma küsisin, et kuule, et mul see uks on selline nagu papist ja kas ma tohin mingit arvutit tuppa jätta, ütles, et ära karda, et selle Kossani omanik on kohalik turvaülem ja mõtlesin, mis turvaülem? Saad aru küll, ja siis mõtlesin, kas Laskar Bali või jumala eest, et ära seda sõna kõva häälega siin ütle, et jah, on jah, aga aga jah, vähemalt julgesid jätta asjad. Ja, ei selles mõttes jah, julgesin jätta, aga ei tõesti muidugi, kes Balile läheb, et ega sinna Kutasse polegi muidu asja, kui sa pead sealt läbi sõitma, kui sa tahad minna sinna Uluwatu templisse näiteks või läbisõitmine on muidugi väga keeruline, sest sa ei lihtsalt istud liikluses kinni. Ja, kas tõesti, ma nüüd raamatust lugesin, et see viimase korra see liiklus oli väga hull. Alguses, kui me jõudsime nüüd jaanuari alguses, siis oli niimoodi, et me vaatasime, et me ei saagi, linna ei saagi minna isegi rolleriga, mitte sest kogu rolleri võlu on ju selles, et sa teed niimoodi ja siis lähed igalt poolt läbi. Aga
ka rolleriga sa lihtsalt seisid ja siis kõik hakkasid juba kõnniteedel sõitma ja me sõitsime ka siis vastassuunas sõitma ja see täielik anarhia oli seal. Aga siis selgus, et ikkagi natuke läheb paremaks, et parajasti oli seal Hiina uusaasta, et siis läks hullemaks. Siis kui parajasti mingit suurt pidustust polnud, siis läks natuke paremaks. Siis kui see suur tseremoonia pull tuli, see kestis ju kuu aega, siis oli täitsa katastroof, et vahepeal olid teed täitsa kinni. Ühesõnaga sa pead siis kogu aeg nagu kas teadma, mis toimub, üritama vältida neid kohti või siis lihtsalt mediteerima seal auruses, CO2 sees. Ja. Ei tõesti, seal on see, vahel on 10 kilomeetrit, see võib võtta aega tund või 2 isegi, et see on päris õudne. Ja jala samas ka ei saa, sest esiteks on kohutavalt palav, aga kõnniteid ju praktiliselt ei ole. Et tegelikult rolleriga ikkagi on kõige kiirem endiselt. Aga nad tegelevad sendega, suuri maanteid tuleb juurde ja lennujaama ja kõike. Nojah, samas see jälle toob neid turiste veel juurde ja teeb selle asja veel keerulisem. Ja nad loodavad seda hajutada sinna põhja poole, kahest põhja poole nüüd täiesti tühi, nad teevad uue lennujaama põhja poole ja siis loodavad, et siis hakkab sinna ka tekkima. Minule väga meeldis näiteks Kintamani, et seal oli mõnus jahe esiteks. Seal oli jumal külm. Jah. Ja kuidagi nii rahulik ja ilus, et ma mõtlesingi, et teinekord ma peaks sinna Kintamanisse minema võib-olla. Kintamanis me käisime, Kintamani on siis Bali ka keskel, aga siis Ubudist veel üleval pool mägedes kõrgemal. Seal on külm ja me käisime seal ühe härra matustel, keda nimetati Kintamani kuningaks. Ja siis ma olin täiesti ebasobilikult elaguses, kui ma kuulsin, et matused tulevad. Sest ma tahtsin hirmsasti midagi sellist kogeda. Ja seal oli siis peale meie veel umbes 7000 inimest. Ja vihma sadas, meil oli kohutavalt külm. Õnneks meil olid vihmakeebid. Päris lõpuni me ei jõudnudki kogu seda tseremooniat vaadata. Selleks oli ehitatud, issand mäleta, 25 meetrit kõrge. Selline torn, et ikka hästi kõrgele taeva lähedale saaks ja sinna siis rulliti ta üles sellise kaldtee pealt, see surnukeha, kõik see ettevalmistused võtsid üle kuu aega, et ta siis väärikalt saaks ära maetud. Et väga, väga äge kogemus, aga Kintamani ise meenutas mulle sellist Vietnami küla, kus suurt midagi ei toimu. Ja. Vaata, mulle just meeldib selline täiesti naturaalne, kus ei ole hotelle ega restorane ja ma kunagi arvasin, et see ongi äge, kõigile meeldib see just. Ja siis kui ma muudkui pildistasin ja filmisin, tegin klippe Timorilt ja Sumba tühjades randades ja näitasin, et tulge siia, siin on äge, siin oli ühtegi inimest. Vaatan, keegi ei reageeri, siis küsin sõprade käest, et milles probleem on, panin küsimustiku isegi Facebooki üles. Ja siis selgus, et ma võin päeval korraks käia sellises kohas, aga õhtuks tahaks ikkagi viisakasse restorani minna ja korralikku hotelli ja seal lõkke peal ma küll ei viitsi süüa teha, nii et mis parata. Vahelduseks võib ju, aga nagu 2 kuud ma vist ikka Kintamanis olla ei tahaks. Võib-olla päris 2 kuud mitte, aga tegelikult üks oluline asi ka, mida võiks teada inimesed, kui lähevad Balile, et võiks vaadata kalendrisse ka, et arvestada, sest need pühad on liikuvad. Et esiteks on üks asi on Ramadan, et siis tuleb Jaavalt hästi palju inimesi Balile, sest neil kõik need koduabilised rikastel jaavalastel lähevad Ramadani ajal puhkama ja siis neil pole kedagi, kes süüa teeks kodus ja koristaks ja nad siis sõidavad Balile, et siis on seal ülerahvastatud. Hiina uusaasta, nagu juba Hiina uusaasta. Siis tulevad jälle hiinlased kõik kohale. Ja siis on kolmas asi on see Niepi, mis on kuskil märtsi keskel vist tavaliselt, kui sinna kätti. See ka liigub ju. Ja see liigub jah. Neil on see kalendriaasta lihtsalt teise pikkusega ja siis ta kogu aeg jookseb nagu uude kohta nende tähtpäevad. See on uusaasta, Niepi. Jah, nende uusaasta jah. Aga see on kihvt, see on vaikuse päev, mitte midagi ei toimu. Lennukid ei lenda, sa ei tohi kuhugi sõita, istud oma kodus, ideaalis ei räägi ka, ei naera. Ma ei teagi, viimasel ajal vist päris interneti välja lülitada, aga vanasti küll lülitati, ma ei ole päris 100% kindel. Mul üks kord võeti küll ära, jah. Ja oli ikka, jah. Et selline huvitav päev, see
väidetavalt see mõte seal taga on see, et olla hästi vaikselt, et kurjad vaimud arvaks, et inimesi ei ole ja et siin ei ole kedagi, siin pole mõtet olla, läheks minema. Jah, et see on eelmisel päeval nad ajavad suure lärmiga selle teemoni, hirmutavad ära ja siis kusutavad tuled ära, istuvad vaikselt ja loodavad, kui teemon tuleb tagasi, vaatab, pali on pime ja läheb minema ja nii on aasta otsa on rahu. Aga mina jäin sinna hotelli ükskord, öösel läksin õue piiluma, et mis siis päriselt toimub. Öeldi, et õhtul pärast 6 nagu ei tohiks enam välja minna ja aga hotellil oli aed ümber, minul ka kardin ees ja väike tulukene toas põles. Läksin õue ja unustasin selle uksekaardi sisse panna ja uks klõks läks kinni. Ja nii ma siis passisin seal keset hotelli hoovi, mis asja ma teen, täiesti pime. Mõtlesin, et aga äkki see administraatori laud on ikkagi lahti, et seal peab keegi olema ometigi. Ja selgus, et aed oli ka lukku pandud, aga sinna admini lauda sai väljapoolt aeda. Ja nii ma siis kakerdasin seal aias, kuni lõpuks üks uks läks lahti ja selgus, et need hotelli poisid ise olid seal ühes toas koos siis ja pidutsesid seal ja tegid mulle ukse õnneks lahti, aga tõesti jah, seal on Niepi politsei pidi ringi liikuma, et kui turist tänavale läheb kõndima öösel, siis viiakse ära. Jah, ma arvan, et kõikide nende traditsioonidega ja käskude keeldudega noortel võib päris keeruline olla nagu arvestada, et ootused on neile kõrged ja siis Akung ütles, et järjest rohkem on sellist probleemi, et noored teatavad, et mina olen šamaan. Sest šamaanid ei tohi kõiki neid traditsioone ja tseremooniaid kaasa teha. Ja siis nad niimoodi pääsevad, sest kui nad ütlevad, et nad on šamaanid, siis nad ei pea lihtsalt käima nendel üritustel enam. Et selline probleem siis, liiga palju šamaane. Jah, ja muidugi, millest on hästi kahju, mis on kadumas, on käsitöö. Noored ei taha teha enam, sellest ei maksta midagi. Ja tõesti, miks ma sealt parid seda käsitööd toon, sest see on nii odav seal. Ja kas või siin näete, üks laegas on siin nurgas. Et see on tehtud sellest vihmapuust või vihmasajupuu või mis ta eesti keeles on. Seal raamatus oli ka midagi, mäletan, see puu nimi käis kuskilt läbi. Ja meil oli ka seal üks puu nikerdaja loomulikult nimega Vajan, nagu peaaegu kõik teised seal raamatus. Ja ta ütles ka, et siis kui tema isa oli veel puunikerdaja, siis oli terve küla neil, tegi seda tööd ja nüüd on tema siis ainukene. Jah, oligi kuulda, et enamus need külade puunikerdajad on läinud tööle ehitusfirmadesse ja ka üldse võib-olla Jaavale ka mingid suuremad hotelle kaunistama sinna neid puunikerdusi tegema, sest seal maksti väga hästi ja külas selline oma traditsioonilise käsitöö tegemine, et selle eest saad nii vähe raha, et ei tasu. Kuigi mulle hästi meeldis Vajanil oli selline süsteem, et ta ütles, et osad tema nikerdajad ei taha tööl käia ja siis tema viib suured pakud neile koju õue peale, et nad kodus nikerdavad, siis viivad ära kodutöö võimalus. Kuidagi jah, seal on üldse see nali, raamatus oli ka sees see, et tark mees teab, ärimees, et sa pead võtma mitmest usundist omale neid töötajaid. Ja, et kui see sama kuninga matus oli, siis me vaatasime, et terve päev kõik inimesed lihtsalt keegi tööl ei olnud. Ja küsisime, et kas pead nagu lubama oma töötaja siis ära, et kogu aeg on mingi tseremoonia või asi, et ja siis ta ütles, et jah, aga et sa pead ise olema nutikas, et võtad pooled hinduistid, pooled moslemid. Siis kui on Ramadan, siis on moslemid ära, siis kui on hinduistlik püha, siis on teised ära, et keegi teeb alati tööd. Ja seda mulle alati räägitud seal, siis kui ma mingit kaupa tellin või tavaliselt on see valmistamise aeg on paar kuud, kui ma midagi tahan. Ja siis öeldakse, et oota, et kui sa tahad praegu, et siis kas sa tellid hästi natukene või siis telli paari kuu pärast või arvestadki, et sa saad alles 4 kuu pärast või 5 kuu pärast. Sellepärast, et see esiteks Ramadan saab läbi, aga nad ei tule kohe tagasi, nad tulevad siis tööle tagasi, kui neil on palk otsas. Ja kui on raha täiesti otsas, siis nad hakkavad vaikselt tagasi tilkuma, ega siis kohe ka täie hooga tööle ei hakata, nii et midagi ei ole teha. Aga ma ei tea, praegu meil hakkab see ongi jah, meil on see 3/4 tundi nüüd täis tiksunud, et me jätkame edasi, aga me selle Facebooki asja ei, lihtsalt see oli korraldus, et nii peaks tegema, aga ei, siis laseme vabalt edasi. Aga igal juhul, kui teil on küsimusi, siis laske kohe järjest tulla ja kui meil siin mõni lugu tuleb meelde, siis me räägime ka. Räägi lõpuni, mis
Lihtsalt jah, kahju, et selliseid asju ei saa enam, esiteks pole neid tegijaid ja ongi natukene, siis praeguseks on nüüd seda puitu enam ei tohigi tuua Indoneesiast Euroopasse. Et see on... Mis sul seal sees on? Ma ei tea, mis siin mingid need tarbed, mis ma võtsin siin, see süütaja, küünla süütaja. Et jah, kahjuks üldse see puidu ja mööbli saatmine on nüüd keeruline, et... No me natukene siin saatsime endale, aga tegelikult seal on 2 probleemi. Üks on see, et pael on nii niiske, et isegi kui nemad arvavad, et see on kuivatatud puit, siis tegelikult on see väga niiske puit ja kui ta siia jõuab, siis sinna võtab uusi kujusid. Tekib pragusid. Sinul ei ole pragu või? Siin on jah. On jah, näed. Et ma ostsin umbes 30 elevanti ja paar tükki jäi terveks. No võt. Ja teine probleem on see, et elu tuleb ka kaasa. Jah, putukad, see Aasia sikk, millest on ka siin Eesti ajakirjanduses räägitud. See ürask, mis siis sööb seal sees ja see jääb edasi pudisema ja see teeb häält sul toas niimoodi, et me kunagi ei teadnud seda, kui me hakkasime mööblit tooma ja siis klient kurdab, et tal kapp teeb öösel häält. Et midagi ei ole parata. Jah, neid saab mürgitada ja vist läheb asi paremaks, aga alguses on ikkagi vaatad, et kust tulevad väiksed saepruunikud. Ja, just. Kuigi neid tegelikult vist enne transporti mürgitatakse millegagi, aga mitte edukalt. Konteiner lastakse täis mürgist gaasi, aga sellest ei piisa, alati ikka munad jäävad sisse ja siin ikkagi lähevad meil nii, et kui meil on konteiner vahel, hästi palju me toome trumme sealt ja siis neid Aafrika trumme, mis tehakse seal palil järele. Ja ikka on niimoodi, et paar trummi hakkab pudenema meil pärast laos, aga meie külmutame neid, et see on -25 kraadi ja nädal aega, et siis aitab. Meil varem oli spetsiaalselt selleks oli terve selline külmik konteiner, kuhu me lükkasime, laadisime saabunud konteineri ümber ja hoidsime nädal aega seal -25 käes, et siis töötas. Väga hea nipp. Jah, aga see varastati meil paljaks Telliskivis, tassiti elektroonika kõik seest minema. Vau. Elektroonikaga sügav külmutasite? Ei, mõtlen see, mis seda kompressorit seal ringi ajas ja kogu see juhtimis. Tõite telekat ka ja sügav külma. Nii, aga... Küsimusi. Küsimusi jah, Pali kohta. Või üldse Indoneesiasse reisimisi kohta. 41 tähendab, et just 41 teeb. Mis asi? Neid andameid. Lihtsalt neil on hästi suur majapidamine, nende majapidamine, nende suguvõsa selline keskpaik, kuhu nende suguvõsa kokku tuleb. Mis tähendab, et seal on igal perel on selline väike templite ala krundinurgas ja nende oma on lihtsalt hästi suur. Ja igale templile ja igale uksele pead sa oma selle andami viima ja nende maja on nii suur, et siis tema naine vaesike peab 41 tükki tegema või ostma, aga osta on kallis ja siis eks nad siis kombineerivad. Ja ma olen näinud seal Denpasaaris on see mis see turg on, Kumbasaari market. See on selline hästi suur kahel pool jõge, et ühel pool on selline käsitöö, teisel pool on rohkem kas siis, on mingid toidukaupa ka, aga on need traditsioonilised, need Pali, just need templi kaubad ja nagu ka need varjud siin meil paar tükki ma sealt tõin kaasa. Et siis, et seal Kumbasaaril ma ikka näen neid naised, kes kogu aeg vorbivad, seal on virnade kaupa teevad neid iga päev. Lennukist tulid sellega? Ei, need sai ka ikka merekonteinerisse panna. Aga jah, muidugi need alumiiniumist korvikesed, millega nad andameid viivad templisse. Need on vist mingis 5 erinevas mõõdus. Ja mulle ütles Johannes seal koha peal, et see on jube kuum kraam Austraaliasse, läheb konteinerite kaupa seda, neid karpe. Et inimesed kasutavad kodus hoiukarbina või igal juhul sinna läheb seda, sa ei taha võtta. Võtan, saadan ka mingi 50 komplekti. Meil on vist siiamaani need kõik alles. Said teada ka, mis austraallased teevad? Nagu kaunistavad kodu? Meeldivad need jah, aga lihtsalt eestlasele ei meeldinud see alumiiniumist karpe. Aga nii läheb ikka mingite toodetega, kunagi ei tea. Nii on. Mis nende andamitega pärast tehate siis? Kokku pühitakse ja ära visatakse. Ma ka alguses mõtlesin, et kas ei ole siis nagu... Postile on või? Jah,
ma mõtlesin alguses, kas ei ole pühaduse vastu nagu, kuidas ma lihtsalt niimoodi jumalatele tehtud andamid kokku korjan, aga põletavad ka päris palju ära ikkagi, et seda, kui vara hommikul vaadata sealt, käisite seal, kililt ei paista pali vist, sealt Travanganil käisite seal, see on ikkagi kaugel, aga see Lembongan, mis seal kõrval on. Et Lembonganist vaatad hommikul pali poole, et siis sellised suitsujoad tulevad sealt igalt poolt. Ja ise olen ka kogenud seal teistel saartel rännates, et kui ma olen peredes elanud, siis hommikul ikka põhiasi luuaga pühitakse terve hoovi kõik lehed ja mis sealt tulevad kokku ja lõkke unnikusse ja mis plastmass on, see läheb ka sinna. Aga kuidas Kutas on, sest Ubudis on elu täiesti nagu hommiku elu, no kohalikud lähevad kell 4 turule, meie nii vaprad ei ole. Aga me oleme ka ikkagi palju varasemad seal, sest õhtul nagu Ubudis, seal ei ole nagu seda ööelu. Kutas on natuke teistmoodi, ma kujutan ette. Kutas on pigem see elu öösel ja hommikul võib-olla 7-8 ajal alles pühitakse öiseid suitsukonisid kokku sealt baaride ja klubide eest. Et ma olen küll Ubudis ma olen sattunud ka niimoodi sinna sellele turule, mis avatakse kuskil 4-5 ajal hommikul. Ma arvan, et kell võis olla veel vähem, et ma tulin öösel, seal on ka üks klubi. On jah üks klubi, jah? CP Lounge ja CP Lounge'ist tulin öösel ja natuke selline purjakil ja siis unustasin oma tänava otsa ära, et kus ma pean sisse pöörama, need väiksed need kange on seal nii palju ja siis kõnnin ja ei leia oma hotelli üles ja mõtleb, mis jama see on. Mul oli tupik tänav ju, aga see viib sinna turule välja. Ja siis ma kõndisin vist 5 korda edasi tagasi, pärast sain aru, et see tänav oli kõrval. Aga ma jõudsin mingi 3-4 ajal hommikul turule ja siis mangosid sealt. Kell 8 hommikul on juba kõik kärbanud seal soojas ja suurt midagi osta enam ei ole. Aga oma tee otsast mööda sõitmisest rääkides, siis esimene kord, kui me baalil läksime, seni ajani me olime reisinud niimoodi, et ma pääsesin ise rolleri juhtimisest, sest ma sain olla tagaistmel. Aga siis lapsed kasvasid ja siis ma ühel hetkel sain aru, et nüüd pääsu pole. Polnud viial sõitnud selle rolleriga ja ega ma loomulikult sõidan jalgrattaga, aga ma ei ole mingi suur jalgrattar. Ja siis kohe meie kodu siis lähedal nägime mega hea pakkumisega rolleri rent. Mõtlesime, et peab kohe ära võtma, aga muidugi öelda ei saanud sellele inimesele, et ma pole elu sees sõitnud. Tegin siis targa näo pähe ja ütlesin, et ma väga täpselt ei mäleta, kuidas see käima käis ja sõitma hakkas. Et äkki saaks näidata mulle ja siis ta näitas mulle. Ja ma mõtlesin, et okei, et ma siis kuidagi veeren sinna kodu juurde ära ja siis seal oli mingi plats, kus ma mõtlesin, et siis saab natuke harjutada. Ja me ei leidnud meie kodu seda, me sõitsime mööda ja me ei leidnud seda otsa üles. Ja mõtlesime, et küll me saame kuskilt järgmisest tänavast ära keerata, sellist asja ei ole Ubudis nagu järgmisest tänavast ära keerata, sest seal on ainult üks suur tänav ja siis kõik niimoodi viivad kuni, kõikide nende suurte tänavate vahel on hästi suured orud ja jõed. Ja me sõitsime üle tunni aja. Mina esimest korda rolleri peal, ma ei teadnud, mis teha, nagu kas jääda seisma ja nutma hakata, ma mõtlesin, et selle mitte kuhugi ei vii. Ja siis me sõitsime üle tunni aja otsides seda kodu otsa ja need tänavad on see või teed on see niimoodi täiesti üles alla aukudega, täiesti pöörane, selline õppe, siis rolleri õppe oli mul väga hirmus. Jah, aga üks asi ju veel, loomad, putukad, maod. Ja putukatega ja konnad vannitoas, putukad igal pool. Eelmine aasta meil oli selline, me elasime ühe jõe kõrval ja see oli nii niiske see keskkond, et sellised pisikesed ussikesed olid meil kogu aeg igal pool. See Emili on? Emili alguses oli see väga võigas, aga siis ükskord me käisime Sidemeni piirkonnas, seal on täiesti nagu ainult loodusreisipõllud ja turiste praktiliselt ei ole ja me ööbisime sellises bambusest majakeses, kus kogu loodus sai sisse. Ja siis Emili oli hommikul putukatest ja lenduritest, kes meil seal baldahiini alla ronisid, ta oli nii tühines, et ta isegi igatseb nende usside järgi isegi, kes seal kodus oli. Et ta oli päris vastik, sest mida niiskem oli, seda rohkem nad sinna tuppa ronisid ja siis nad vahepeal kukkusid voodisse ja siis ma mõtlesin, et ma loodan, et mul öösel sellili magades suu lahti ei ole. Et see oleks päris võigas.
minule räägiti, et need 100-jalgse moodi sellised, et need on päris mürgised tegelikult. Need on igal pool seal, aga jah. Ja me ei ole nagu neid näppima läinud, aga need on seal täitsa olemas ja siis eelmine aasta oli niimoodi, et seesama usikestega elamine, seal oli niimoodi, et me läksime õhtul magama, Emilil oli kooli jaoks tehtud kunstitöö laua peal ja hommikul oli see saanud lisa väikest, sest et keegi nahkhiir suur arvatavasti oli siis võtnud oma puuviljad kaasa, istunud sinna laetalade peale ja siis maiustanud seal ja siis kõik, mis tuli, siis Emili koolitöö peale siis lasknud. Ja siis ma pidin, enne kui õpetajale saime saata, pidin photoshopima natuke. Mina nägin päris seal, võiks öelda, et Kuta kesklinnas 4-meetrist püütanit öösel, et ta oli niimoodi terve tee pikkus, pärast mõõtsin, tee oli 3 meetrit ja umbes meeter läks veel sinna kraavi poole ka. Et, väga ebameeldiv. Me just paalil, kas me oleme madudega? Jaa, paar korda. Meil oli seal täitsa Seminjaki kesklinnas oli meil vist aias oli. Ja aia taga oli veel vastikult hüppas nagu, tähendab, ma ei ole eriti, minu jaoks ikka päris ebameeldiv on see madude teema, aga nüüd Tais me oleme rohkem näinud, sealt ta tuli tuppa ja meie enda päris tuppa, aga Paalil oleme pääsenud. Samba see on seal raamatus. Okei, et Silliga on seal raamatus, jah. Aga Paalil oleme nagu kuidagi kergemini. Kuri ahva kolnud. Kuidas? Kuri ahva, oli küll jah, aga ta ei olnud, see konkreetne ei kurjustanud meiega, et see oli, me lihtsalt vaatasime, kuidas ta ühe turist kõlgutas niimoodi jalga, järgmine hetk tal enam plätud seal jala juurde otsas ei olnud ja ahv nautis seda kummist nätsu, mis ta sai sealt plätust. Jah, mina ei salli neid ausalt öeldes, alguses tundus ka nii lahedad loomad, aga kuna Indias ma käin palju ja Indias on neid väga palju ja nad on pühad seal ja tõesti need on ikka massiliselt, siis jah, igasugu juhtumeid on olnud, kuidas on rünnanud, õnneks küll mind, ma olen pidanud jah eest ära jooksma küll ahvikarjal ja mul on seal Minu Aasia raamatusel lugu sellest, et see oli tõesti nii, et ma hakkasin vaikselt neid kikerherneid üle õla loopima ja siis viimase vaatasin, et paarkümmend meetrit veel bussini, siis viskasin selle topsi üle õla ja jooksin bussijuht tõmbas uksed kinni ja siis kogu see kari oli seal bussi katusel ja igal pool peksid vastu bussi külgi. Ma ei saa öelda, et ma ei säli, nad on ikkagi armsad niimoodi vaadata, aga pead ikka väga tähelepanelik olema, et midagi sädelevat ei tolkne kuskil ja söök ei oleks käes. Jah. Ahvide pidi veel jah, selle, kui ma sellega rääkisin, ahvide pidi seal niisugune meil kommel, et ära igasugust käekotiga asjadega mine nad varastanud mu kotti ära ja olime puu otsa ka. Jaa, me just seekord vaatasime, olime rannas ja ta oli rannast kellegi käekoti võtnud, ta oli maja katusel, parasti oli võtnud koduvõtmed, need olid endale hambusse võnd ja siis sobras seal edasi, et seda sa ikka kätte ei saa. Ja ise siis naerab võrgusele aga mõne eksootise puuviljaga ei ole, ega nad võid seda küll teha, et mõne eksootise puuviljaga peab ka mingi kirjutada sulle. Ahvid või? Ahvid jah, kui nad ikka puuaga on ja kui hinged jah, ega nad on ette arvamatud jah. Ei jah, kui seal, ma olen päris palju käinud seal selles Uluvaatu templis, lihtsalt vahel lähen niisama ilus vaade ja seal see plätu lugu oligi. Jah, ja siis mis see teisel pool see tempel on, üks on see Uluvaatu ja siis teisel poole sõita Kutat on ka Tanalott. Jah, Tanalott jah. Ja iga kord seal, ei Tanalottis vist ei olegi neid ahve nii palju. See on meie peal sellepärast. Ja, et seal Uluvaatus ma näen nagu järjest, kuidas gruppidel seal tulevad kõik, ikka nad lähevad juurde pildistama, siis ta on oma telefonist ilma või on tal päikseprillid läinud ja kübar läinud ja kõik asjad. Et kõige hullem on see, et ta võib sind küünistada kas või kogemata. Ja need ahvid ka näevad mingit hepatiiti, mis on inimesele ohtlik, nii et selles ei talu väga. Nad küll väidavad selles Ubudi ahvimetsas, et nendel on terved ahvid seal. Seda ma ei teadnud. Ja nii nad mulle väitsid jah, et ei, siin nendel ahvidel ei ole nakkust, et need on puhtad ahvid siin. Kuigi seal on jah see keset seda metsa, isegi on väike kliinikutuba olemas või seal on see mingi hoone seal keskel, et seal vajadusel saad. Sellistes templites ja sellistes kohtades on tavaliselt töötajad, kes oskavad aidata, kui sa oled millestki ilma jäänud, ise ei tasu väga krahmama minna.
siis nad tulevad mingi väikse maiusega ja siis hästi kiire liigutusega nagu teevad vahetuskaupa ja siis jooksevad minema. Ja, aga igal juhul mina soovitan, et hoidke neist eemale, niimoodi mõõdukas kauguses, sest mul on ikka ka sõpru, kes tulnud palile ja siis läheme jälle sinna ahvimetsa ja siis ikka lasevad omale selga ronida ja pildistavad ja filmivad seal ja hea küll, laske käia ise teate. Aga pigem mitte, ärge tehke. Jaa, on veel küsimusi? Ja minul on küsimus, et korraks käis vist läbi see, et pallil on omamoodi mingi aasta arvestus, et seetõttu on pühad nagu liikuvad. Et kas saab seda täpsustada? Jah, mul on siin raamatus on üsna täpselt see kirjutatud, ma täpselt ei mäleta, see oli midagi 200 päevaga on seal neil on veel minu teada 2 erinevat kalendrit, mida nad jälgivad, siis üks on kuukalender ja teine on siis see nagu meie moodi, aga lühem. Et ega ma ise nagu nende kalendrit lugeda ei oska ja ainult lähme ja küsime, millal sellel aastal on kuningan ja kalungan. Kuningan on selline minu üks lemmikpühasid, kus nad usuvad, et 2 nädalat järjest on esivanemate vaimud neil külas. See on hästi tore, algab hästi võimsa sellise, natuke näeb välja nagu karneval. Siin on piltiga selles. See on veetseremoonia siin. See on see tirtiampul. Jah. Ja siin on ka veetseremoonia, see on meil hästi kose all röökida, täiesti ebaloomulik asi mulle röökida, et ma ei harjunudki ära. Pidi väga hästi mõjuma purjade vaimude väljaajamisele ja halva energia. Aga jah, et siis ma küsin alati, et millal siis see kord on ja siis vaatan, kas läheb täppi, kas näeme mingit head siis rongkäiku või mitte see kord ja siis nii on. Üks küsimus veel meelde. Praegu tegelikult India, riigist Indiasse, piirkonnas India ikka India juba. Ja siis ma mäletan üks saade helistab, kui see Andres Kuusjärv ja Ott Lepland käisid Indias, kus ta Indias. Ja see kaks huvitav situatsioonid, mis ma opmisest räägime, see on isegi inimesel vanustada. Ott Lepland tegi niimoodi, mis huvitav on tuksi, tuki sõitis ja tegi pilti ja läks näiteks mõni minut mööda. 2 mootoratad sõitis mööda 2 meetrit. Aastast ei teadnud mõni ära. Jah, seda juhtub igal pool, aga juhtub ka Euroopas, nii et sellest jah. Ja siis aastast tema läks WC-sse, mingi kõhuviiruse sai ja ütles, et alternatiivselt, kui te Indiasse lähete, võtke WC paberkaasest. Nemad hoolikuga pidid lookuda. See on küll, palil, kui sa traditsioonilises kohas käid, siis on üldiselt ikkagi vesi sinu sõber, mitte paber. Ja mina olen õppinud ka seda kasutama, et mina ka Aasias ei kasuta WC-paberit põhimõtteliselt üldse. Et kui ma ka siin oma gruppidele ütlen, et kes Indiasse tulevad minuga, nüüd esmaspäeval lähme järgmise grupiga, et siis ma ütlesin, et võtke WC-paber kaasa, et seal on hotellides need rullid on imeõhukesed ja see saab kohe otsa. Aga et samas on seina peal need voolikud ja kõik korras. Ja samamoodi palil ka. Nii harjumatud, et kõhuviirus oli, kui ta oli midagi sõõrud. Eks ta algul ongi harjumatu. Naljakas tundub talle. Aga ikka varem aasta aeg, kus on ka minna Eestist? Meie suvi. Siis seal ei ole nii palav ja vihma ka ei saa jää. No meie ei ole kunagi meie suvel käinud, sest meie suvel meie ei taha siit kuhugi enam minna. Aga selles suhtes, kui meie käime talvel, siis on tegelikult vihmaperiood ja siis on selline õnne asi, et kas on selline vihmaperiood, kus on enamasti päike või on selline vihmaperiood nagu sellel aastal, et ootad päevi päikest vahel. Aga vihm on soe, et selles suhtes see ei häiri niimoodi nagu siin, ledise selle pärast. Ja siis see vihm tuleb alla nagu keegi avaks taeva ja siis see lõpeb ära ja on jälle soe ja hea olla. Ainuke asi, et mitte midagi ei kuiva ära. See on küll nagu, seda ma igatsesin, et ja läheb hallitama. Kõik läheb hallitama ja seda sa sealt enam välja ei saa. Need täpid sinna jäävad, siis viskad vist minema või ma ei tea, käid täpiliste riietega edasi. See on jah, see on selline negatiivne pool selle asja. Siin raamatu lõpus on terve list, kohe kui me tulime ära, siis ma kirjutasin, et mis on need asjad, mida ma paalilt igatseme ja mille üle ma Eestis ikka tõeliselt rõõmu tunnen ja see, et asjad kuivavad päriselt ära ja ei hallita, oli üks neist. Ja, mäletan. See oli tore. No nii, aga meil läheb siin ajaliselt see lõhki juba, et juba... Kas on veel küsimusi või võtame otsad, tõmbame kokku? Edasi loeme raamatust.
ja kindlasti ma loodan, et see raamatu läbimüük saab olema edukas, sest tõesti uskumatult palju informatsiooni on siin. Saate Pali elu kohta teada, toidu kohta teada ja isegi reisimise kohta ka, et see on nagu ka reisi abimees, nii et kuulda. Et igati õnnestunud raamat. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Ja aitäh, et sa siia vestlema tulid. Alati, iga kell. Ja Margus siin aitas meil paalit luua ka natuke, mis on eriti armas. Jah, võtsin natukene kodust kaasa. Ka aplausi jutale.